Hei! Reene Tupsunupsust olen mina ja täna ma võrdlen Pundkaardi ja Aigl termokummikuid, soojavoodriga kummikuid siis. Pundkaardi oma on suurus 23 ja Aiglil on suurus 24, nende sisemõõdud on enam-vähem samad. Kui võrrelda säärekõrgust, siis on näha, et Aiglil on kõrgem ja kui ma selle nüüd kõrguse vahe ära mõõdan, siis 2 sentimeetrit on Aiglil kõrgem. Aiglil on siis üleval selline pehme tekstiilist osa, Pundkaardi ilma kontsata kummikul sellist osa ei ole. Voodriks on Pundkaardil villasegu, selline villasegune materjal ja Aiglil on siis voodriks ainult sünteetiline, selline päris paks sünteetiline karv kogu kummiku ulatuses siis. Pundkaardil on sees termotald, mis näeb välja selline ja see on üsna jäik, nii et see teeb ka jalatsi talla siis natukene jäigemaks. Kui sa tahad, et kummik painduks paremini, siis võib selle talla eemaldada või siis panna siia asemele mõne painduvama termotalla. Aiglil on sees selline karvane pehme tald. Kaalu osas paneme need sisetallad tagasi ja võrdleme ka kaalu. Võrdlen siis praegu suurus 24 Aiglil ja suurus 23 Pundkaart. Aiglil suurus 24, üks kummik on 261 grammi ja Pundkaardi suurus 21 on 305 grammi. 23 on siis 305 grammi versus 262 grammi. Nii et Pundkaardi oma on natukene raskem. Kui ma võtan selle sisetalla välja, siis ma saan kaaluks 295, nii et ilma selle sisetallata saab ka juba veits kaalu vähemaks. Sääre kõrgust, sääre ümbermõõtudest vaatame, mõõdame väljaspoolt. Pundkaardi sääre ümbermõõt siin on 28,5 ütleme ja Aigli sääre ümbermõõt on 29. See on tegelikult natukene petlik, sest seespool on palju kitsam. Ma vaatan, palju ta siin seespool on. Seestpoolt mõõdetuna on see umbes 23 sentimeetrit heal juhul ja vaatan ka korraks Pundkaardi seest. Pundkaart seest on 24 sentimeetrit. Kui niimoodi võrrelda, siis ma ei tea, visuaalselt tundub nagu Aiglil oleks natukene kitsam. No mõõdu järgi on sentimeeter seestpoolt kitsam. Siis vaatame kõrgust, jala pealse osa kõrgust. Kui siit kõrvalt vaadata, siis võiks öelda, et nad on enam-vähem sama kõrged. Jah, suht sama kõrged. Võib-olla Pundkaart on natukene kõrgem. Ja võib-olla natukene on Pundkaart kõrgem. Nii et Aiglil pigem madalam ja Pundkaart kõrgem. Siit jalaselja kohalt siis. Jah, nii on. Ninakuju saame ka võrrelda. Siin on praegu üks ühe jala oma, teine teise jala oma, aga Pundkaart on siis rohkem jala loomuliku kuju jälgiv, suur varvas otse. Ja Aiglil on siis selline natukene nagu ümarama ninakujuga. Painduvuse osas võib-olla Aiglil natukene paindub kergemini, aga muidu on nad mõlemad üsna kergesti painutatavad. Kui nüüd seda sisetalda Pundkaardil sees ei ole, kui see sisetald oleks sees, siis ta oleks ka jäigem.
selline võrdlus siis sai puntkaardidele ja Aiglil sooja voodriga kummikutele.